Tere õhtust, kallid külalised, minu nimi on Aleksander Eeri Laupmaa ja te vaatate saadet Eeri olukord. Nagu pikaajalised saatevaatajad juba teavad, siis tegemist on esimese saatega, ehk siis pikaajalisi vaatajaid tegelikult ei ole. Ja selle jaoks, et me saaksime pihta hakata selle saatega, tuleb kõigepealt tutvuda meie fantastiliste külalistega. Esimeseks, staar, täiesti andetu inimese kehas, Kristjan Ooden. Härjapõlblane, hiiglase kehas, Semjon Alonov. Politsei joonistus kuriteo toimepanijast, Daniel Kasemägi. Ja Eestimaa uhkus, Eurovisiooni võitja, Stefan. Aitäh. Ja lisaks tänastele mängijatele on meil siin ka kohtunikud. Viljandi Burger ja Karjase Sai on võtnud talle lähenemiskeelu. See on Gunnar Hunt. Ja tühi koht oli üle pukitud Johannes Vaher. Aga... Ma ei ole Stefan ju. Ta ei ole, jah? Okei, tegelikult, daamid ja härrad, tõesti, ma valetsin teile. Tegemist on Eesti kuulsa kriminaaliga Tigran Gevorgyan. Nii, aga teeme nüüd niimoodi, et Daniel ja Kristjan, Tigran ja Semjon, mõelge nüüd vastastiimile välja nimi. Kuidas muidu kohtunike rollis tunnete ennast, selles mõttes ma näen, et pehme munaga sokid on jalas, et nagu tunnete, et te suudate selle rolli välja kanda? Küsimus mõlemale siis. Kindlasti mitte. Ma olen aastaid jälginud Eurovisiooni, et ma tean, mida kohtunikud teevad. Kas te olete vastastiimile nime välja mõelnud? Ei ole, see on väga raske. Kas kellelgi, sul, Kristjan Oodenil, ma näen, midagi on juba valmis. Tahate esimesega välja tulla? Jaa, meil on variante päris palju. Meie jaoks oli see mega lihtne ülesanne, nii et meid, pange kõrva taha. Et ma alustan nendest, mis nagu välja jäid. Immarid, ehk siis immigrandid. Aus. Aus. Siis oli loomulikult Tigran DMC ja immarid eesti keeli sisse tulnud, aga ka need ei sobinud meie standardite jaoks, nii et Daniel, mis meie siis pakutu on? Ma ütlesin, et kõige parem sobilik nimi oleks Nina ja Puna. Ma olen Nina. Kuulsid või? Sa oled Puna. Sa oled Puna, ma olen Nina. Mina ei ole Puna ju. Mul on suurem Nina, vaata. Nina Turner. See on lahe. Nina Turner on siis tiimi nimi siin ja kas teil on midagi vastu ka pakkuda? Jällegi, see, mis ei sobinud, on see motopeded, sest nad kogu aeg räägivad nagu, üks on, autosid neil ei ole, vaata, siis on nagu motopeded, vaata. Ja siis teine on see, et kindlasti, mis ilmselt läheb, kui Tigran on päri sellega, on see, me vihkame kohtunikke. Ütle mulle, kas sa laseksid panna nagu siukse nime kellelegi, me vihkame kohtunikke? Kas sa laseksid oma lapsel olla narkodiiler? Aga nagu, Anyway, et siin saame aru, et tegemist ei ole sellega, et kes laseb, kes ei lase. Aga ma arvan, et me ei hakka nagu seda alavöö nagu nalja tegema. Kas tohib panna peded sisse või? Muidugi. Motopeded, palun aplaus motopeded. Ja see on lihtsalt see autopede värk. Daamid ja härrad, Eeri olukord on eetris. Mina olen Aleksander Eeri Laupmaa ja oleme siin võistkondadega motopeded ja Nina Turner. Ja järgmise segmendi nimi on, mida sa ütlesid? Ülesanne. Mõlema tiimi ülesanne on mõelda välja kuulsusele tsitaat. Kohtunikud ütlevad mõlemale tiimile, millise kuulsuse kohta või millisele kuulsusele nad peavad tsitaadi välja mõtlema
ja võistlejate ülesanne on siis välja mõelda tsitaat, see võib olla motivatsiooniline tsitaat, see võib olla kuulsad viimased sõnad, aga see ei ole midagi, mida nad on päriselt öelnud, vaid midagi, mis justkui neile võiks sobida. Ja nii kaua, kui te neid mõtlete välja, siis pöördumegi kohtunike poole ja esimese asjaga küsiks siis kohtunik Semjonilt, et kuidas sai võistleja Semjonist kohtunik Semjon? Jaa, tere kõigile, mina olen Semjon, ma olen nüüd kohtunik, võib-olla enne reklaamipausi ma istusin nagu seal, aga nüüd Gunnar, kes oli enne istus siin, nüüd ta istub seal ja tema on nüüd Nina Turneri tiimi osaleja. Ja kuidas see juhtus, oli see, et vahepeal tulin tagasi ja vaatasin, nii hea koht on vaba, et võib istuda. Ja siis istusin ja nüüd öeldi, et kaamera käib ja mis teha. Vist peab seda kohtuniku mängu ka tegema vist. Mul sama olukord. Tulin, vaatasin, et koht on võetud. Las ma kontrollin, kas ma küsisin sult just midagi. Ei küsinud. Aga ma olen uus mängija ka, ma ei tea, vaata. Seda on näha. Lisaks ka veel märkan seda, et tiim Motopeded otsustas lihtsalt selle asemel, et tsitaadiga tegeleda, lihtsalt kuulata, mida räägib Semjon. Plusspunktid, kohe. Oota. Kas kohtunikud pidanud ütlema kõigepealt, kellele me teeme selle tsitaadi? Väga hea küsimus. Lisapunktid Kristjan Audenile. Kohtunikud. Meil on siin tiim Motopeded ja tiim Nina Turner. Nina Turner. Aitäh, Gunnar, jälle ei mäleta, et küsimus oleks olnud, aga... Ma võin terve õhtuni teha, kus tahad. Ei taha. Tõesti ei taha. Aga kallid kohtunikud, kas tiimidele võite öelda tiimi peale, võite öelda igale ühele ka eraldi ja pärast kokku punkte panna, et kuulsused, kellele nad peaksid välja siis mõtlema selles voorus tsitaadi. Ma arvan, et me mõlemad ütleme ühele tiimile ühe ja siis nad saavad ise valida. Aga mis need võiksid olla? Mina annaks siia Motopedele Alari Kivisaare ja siia Stefanile ja tiimile Marko Reikopi. Semjon, kohtunik, sa oled nõus Johannese poolt välja käidud nendega? Jaa, suurepärane, aga nii kaua... Mul on ka pakkuda, sul on ka pakkuda? Okei, suurepärane, aga Semjon ütles siis oma pakkumised ka. Jaa, et siis samas järjekorras kuulage Motopeded. Motopeded! Miinuspunktid, juba läheb. Motopeded, teile tuleb üks nimi veel. Üks nimi veel, davai. Teile tuleb natuke vanamoodne Kalevipoeg. Ja siis... Sorry, mis eesnimi oli? Kalevi. Ja siis teile tuleb Nelson Mandela. Oota, aga meil üks oli juba, on ju? Jaa, aga nüüd ise vaatate, mis te teete nende valikutega. Meil on juba kirjas. No väga hea. Minul on olemas Marko Reikopile tsitaat. Ja me kuulame seda. Ja see Marko Reikopi tsitaat on... Tere ja teie terviseks, halleluuja. Ja millal ta ütles seda? Evert Boomi videos. Või kas need olid tema viimased sõnad? Need jäävad tema viimasteks sõnadeks. Selge, ja kes oli teine nimi, kes teile pakuti? Nelson Mandela. Ja kas on temale ka tsitaat olemas? Nelson Mandela tsiteerin siis, kui talle öeldi, et mine koju, siis ta vastas rahulikult, mine sa ka perse raisk! Ja siis jätkas oma palverännakut. Sul on kõrgharidus omandatud või? Jaa, aga see tuli Linnar Priimäelt. Nii, aga Motopeded, mis teile on vastu pakkuda? Ütlen kohe ära, et konkurents ei ole väga kõva. Sa ei tea. Meie siis staarideks on Harali Kivisaar ja Kalevipoeg, kellest üks on siis tuntud homofoob ja muufoob, põhimõtteliselt kõik on foob. Ja teine on Alari Kivisaar. Ja teine on Harali Kivisaar. Et Harali on väga palju asju ütelnud. Aga võib-olla meie otsustasime välja tuua,
mis mõttes me üldse? Ja, et ta on ütlenud palju asju näiteks, et pole midagi paremat kui üks kõva hommikukoogi kõrval. Ma kusjuures mäletan, kui ta ütles seda. See oli crazy pidu. Aga me teeme võib-olla välja ühe tema sellise vähem tuntud tsitaadi, kus ma ei mäletagi, millal see oli, aga ütleme, tsiteerides Hareli Kivisaart, Alari. 12 kuud. Kas see oli siis, kui ta välislähetuses oli? Ta ütleb seda igal võimalusel. Ja isegi siis, kui ei anta võimalust. Rohkem selline elufilosoofia. Ja kas tuli midagi ka Kalevipojale? Kalevipoeg, ma olen lapsendatud. Wow. Ja kusjuures ma pean tooma välja, et Kalevipoeg ei olnud just kõige võib-olla taibukam, et see oligi tema nagu parim tsitaat. No fantastiline. Teeme palun suure aplausi mõlemale võistkonnale. Enne kui me liigume edasi järgmise segmendi juurde, siis kohtunikud, mis te ütlete siis nende soorituste peale? Tuntud tsitaadid igalt poolt. Ja motopedele 3 punkti ja Ninale Ninale ja Turnerile paneks 1 punkti. Abiks ikka. Väga hea, me võtame selle. Aitäh. Olles varem kohtunik, ma pean ise arvet. Ja Semjon? No seis on tegelikult natukene raske, et siin nagu võib mõelda nii ja naa, aga olles aus kohtunik ei allu mingi provokatsioonidele, siis võib niimoodi öelda, et Nina Turner, teil oli Marko Matvere. Ma pidin guugeldama, kes see on. Marko Matvere! See oli, kuule äkki saame punktid lõpetama. Ma panen teile miinust, sest no ma ei teadnud, kes see on lihtsalt. Aga... See oli Marko Reik. Teine, vabandust. Siin teine oli Nelson Mandela. Ja siis Nelson Mandelaga on selline lugu, et vabandust, et ei no ma ei tea, kes on Marko Matvere, mis seal teha. Ma reaalselt guugeldasin, mul on siin pildid. Sorry, no, ma ei vaata telekat, eks ole. Soovitan ka teile mitte vaadata, seal ei tule mitte midagi head. YouTube. Aga kindlasti on see. Vabandust, Gunnar, mis te ütlesite Nelson Mandela tsitaat? Tsiteerida. Mine sa ka perse raisk. Ja ma ei usu, et ta seda ütles, et ta eesti keelt ei osanud kindlalt, et see on ka miinuspunkt. Ta tsiteeris Kalevipoega. 2 miinuspunktid ja siis oota, mees, kuidas? Miks me saame Marko Matvere arvelt miinust, saad aru? Meil oli ju Reiko. Oli jah? Oli jah? Ma guugeldasin vale venda ka või? Las ta jääb, 2 miinuspunkti. Nii. Best show ever! Ma isegi kirjutasin vale nime, las ta jääb. Motopededel on natukene parem seis, neil on 2 punkti, nii et mõlema eest 1. Teete enne -11. Täitsa olete bilansis. Võitja pidi Škoda võitma. Nii, aga daamid ja härrad, pärast seda raundi palun teeme suure aplausi nii motopededele kui ka Ninale ja Turnerile. Ja käes on aeg meie järgmiseks segmendiks, mille nimi on Dissid ja kuusnurgad. Nice. Yes. Mina ütlen teile suvalised infokillud ja teie ütlete mulle, mis on siis kogu lugu.
jalgpall ja mesilased. Kus sealt mida puudu on? Või? Tegelikult ei olegi puudu midagi. Mis sa sinna lisaks veel? Oot, see ei ole nagu täida lüngad. Ei, see on tegelikult, see on täida lüngad. Aga lünki ei ole. Just, lüngad peab ise ka ise välja mõtlema. Selles mõttes nagu mõtle välja list, jah. Et ei ole... Okay. Ei, midagi päriselt juhtus ka ja teie ülesanne on jõuda sellele jälile. Palun ärge unustage, et selle segmenti nimi on Tissid ja kuusnurgad. On mingisuguseid algseid mõtteid? Daniel Kasemägi. Peale jalgpallimängu mesilastega olid kõikidel jalgpalluritel kuusnurksed tissid. Tugev soorituse eest kindlasti boonuspunktid. Mul tegelikult on üks vastus ka, et ja, kas nii Eesti jalgpallis kui ka mesitarus ründajad on täiesti mõttetud? Ja see on loogilisem. Kui ma peaksin mesilasi või vaataksin jalgpalli, siis ma oleksin referentsist aru saanud, aga tundus, et oli tore. Nii et tubli. Rahvas on spordipoisse. Nii, keegi tahab veel midagi öelda? Mesilased, jalgpall, mis võis küll juhtuda? Et erinevalt mesilastest, kui kõik jalgpallurid välja sureks, ei muutuks maailmas midagi. Kas COVID ajal mõlemad olid Zoomis? Wow. Daniel Kaseme poolt kindlasti minu seni lemmik vastus selles saates, Gunnar Hundilt samuti fantastiline vastus. Väga palju põnevamat kui päris vastus. Keegi tahab veel midagi pakkuda, enne kui me jõuame päris sündmuseni? Ei taha. Aitäh, Kristjan. Ja tegelikult, mis juhtus oli see, et teadlased õpetasid mesilased jalgpalli mängima. Aga kas nad põhimõtteliselt õpetasid mesilasi nagu... Järgmine. 18 kuud ja... Üle panid natukene. Ma valin oma sõnu hoolikalt. 18 kuud ja kana nimega Maik. Maik? Jaa. Ei tunne. Ei tunne. Äh, 18 kuud on umbes kana eluiga, kui su nimi on Maik. Ütlen kohe ära, et see on tegelikult nagu praktiliselt õige vastus, aga siin on üks väga oluline detail puudu. Võtan ära siis keskmine. 18 kuud on kana nimi, kes söödi ära. 18 oli ta nimi ja kuud oli see Maik. Kellelgi veel pakkumisi? Me kõik vasme kohtunike poole. Kana nimega Maik, aga võib-olla kohtunikud tahavad midagi, oskate midagi kommenteerida? Ma tean tegelikult, mis vastus on. Või nagu ma tahaks ka öelda, et ilmselt ma tean, mis Maik see on. Ma tean seda Maiku. Et kas see on see kana, mis elas 18 kuud ilma peata? Semjon Alonov jällegi. Ta ei mängi enam, ta ei võistle enam. Ta ei võistlegi, aga ta nagu... Kes ta kutsus? Selles mõttes, et teie kaotatud punktid. Miinuspunktid jälle. See on tõsi. Ei õpi. Aga ühesõnaga kana nimega Maik elas 18 kuud ilma peata. See oli siis aprill 1945 kuni 1947 mingisugune kuu. Ja... ma ei ole matemaatik selles mõttes, et whatever. Liigume edasi. Järgmine. Burrito ja Kim Jong-il. Mul on õige vastus olemas. Kohtunik Johannes Vaher. Mis on teile öelda siin? Vastus on siis, või küsimus. Või, sündmus. Sündmus on siis
Burrito algusaegadest, ta on nii inspireeritud kui leiutatud Kim Jong-ili poolt. Nii, see on juba põhimõtteliselt praktiliselt õige vastus. Ja mis sa veel oskad öelda selle kohta? Ma ütlesin päris hästi. Fantastiline, teeme aplausi Johannes Vaherile. See on tõsi, siis Põhja-Korea pressi andmetel leiutas Kim Jong-il 2011. aastal burrito. Järgmine sündmus on kindlasti kõige morbiidsem asi, mis täna siin mainimisele tuleb. Märksõnad on kass, amfetamiin ja mikrolaineahi. Lõpuks ometi ma hakkama mis vastama. on sündmus? Sinu teema. Pane pastakas Plussid tulevad. See on üks vana hea kassi, amfetamiini ja mikrolaineahju lugu, seda teavad kõik peast. 2011. aastal leiutas amfetamiini mõju all kass mikrolaineahju. On see vähem tuntud lugu. Aga oli kassiomanik, vanem naine loomulikult, stereotüübid, kes kogemata ajas sassi, ei ajanud sassi, talle pakuti valesid asju ja ta tegi amfetamiini ja selle tulemusel hakkas toimetama, koristama kodus ja väga hea toimetada ja koristada, teha siukseid mondaine asju. Oled sa kuulnud? Olen ma kuulnud Tigranilt. Ja ühesõnaga vaatas, et kurat kass haiseb, pesi kassi ära ja siis vaatas, et kurat kass on märg ja pani ta sinna mikrolaineahju kuivama. Ja mis režiimi peale? Kassi kuivatus režiimi. Aga võib siit ka ühe variandi anda või? Muidugi, ma olen juba palun. disklahvi saanud, ma olen joonistanud päris palju. Nende eest kindlasti tuleb pärast palju mina arvan, et see sama naine, kellest sa räägid, see vanem on ju. Ei saanud valesti midagi, saigi amfetamiini, tellis ja siis vaatas, et on märg, siis pani mikrooni, kuivatas ära, hakkas tõmbama ja siis tuli fucking kass peale. Wow, nice. Mees räägib kogemusest. mõlemad väga head pakkumised, mõlemad on nagu, seal on, te olete lähedal sellel või noh. Mingi iva on sees, on ju. Ei nagu kerib, täiega kerib, nagu midagi on tunda ja nagu mingi väike laks nagu on, aga tõmbaks peale veits või. Teeks ühe triibu veel, et mis on veel mingid mõtteid veel või? Saaks lähemale kuidagi sellele liinile? Ma tean täpselt, kassi nimi oli amfetamiin. Kassi nimi oli Zuzi. Mina lihtsalt tahaks öelda, et lihtsalt mõelge laiemaks nagu, mõelge nagu. See naine. Piiridest välja nagu abstraktselt, et see nagu aitab. Teie venelased muidugi piiridest välja. Laiemaks, piiridest välja. Ühesõnaga, kas kellelgi on veel mingisuguseid mõtteid seoses kassi, mikrolaineahjuga ja amfetamiiniga ja kassi nimi oli Zuzi? Zuzi tõmbas naise amfetamiini ära ja küünistas katkidele. Aga naist tegelikult ja mikrolaineahi oli ka seal. Mikrolaineahi vaatas pealt. Ja ei teinud midagi. Ei teinud mitte midagi. Mikrolaineahjus oli kassi söök soojenemas. Wow, see on väga relevantne. Ja raamaturiiulil olid raamatud. Esikus oli vaip. Naise kass Zuzi hakkas surema ja siis ta läks mikrolaineahju juurde, sest ta oli just amfetamiini teinud ja pani sealt 911. Keegi ei tundnud. Kass ei jäänud ellu. Tavai, tuleb veel midagi? Ei tule. Okei, siis ma väga vabandan kõigi ees, et te peate seda kuulma. Ma loodan, et me lõikame selle pärast välja. Ühesõnaga, üks meesterahvas siis tegi amfetamiini, võttis oma elukaaslase kassi, kelle nimi oli Zuzi, kes oli 18 kuud vana. Täpselt sama nagu
kana Maik, kui ta ilma peata suri, pani selle Zuzi mikrolaine ahju. Ma tean, miks see kana nii kaua elas. Jah. Kõik all make sense nagu. Okei, pärast võid öelda. Ta pani selle kassi mikrolaine ahju, ta küpsetas ta seal ära ja siis ta pani oma tüdruksõbra koju tulekuks seinale kirja menüü ja menüüs oli siis praetud kass, hind oli €1.45 ja siis ta läks vangi. Ja selles mõttes, et võib kõlada väga morbiidselt, aga hea teada, et on veel üks koht, kust mõistliku hinnaga keretäie saab. Mul on ainult üks küsimus, et kus seda speedi saab? Mis sellest sai? Daamid ja härrad, viimane küsimus selles segmendis. Nabavatt või nabavill? Kas kõik teavad, mis asi on nabavatt või nabavill? Kõik teavad. Punskarid nabas. Ei no naba... Mul on see täna kaasas. Nabaputsu on, ma ei ole kumbi. Nabaputsu või? Putsu. Kas on niisugune lõunamurrakus või? Putsu või? Kuule, aga kas te teate, et putsunosija on tolmuimeja kuskil Lõuna-Eestis või? Putsunosija või? Putsunosija, jah. Kui kaug, see on Põhja-Läti juba otsapidi. See on putsunutsutaja. Okei, aga ühesõnaga nabavatt, nabavill, putsunotsu või mis iganes te ütlesite ja Indiast pärit doktor Peepu. Mis on sündmus? Mis toimub? India doktor kudus oma patsientide naba villast omale kampsuni. Väga hea vastus. Vale. Kas teil on mõtteid selle kohta, olete te mõelnud, kuidas see nabavatt tekib? Jaa, ikka. Särgis. Ja kuidas see tekib? Kõigest prügist. Sa ei pese ennast natuke aega vaata ja siis naba läheb paska täis nagu. Nabahaldest tuleb paneb. Nabahaldest. Ja millal ta tuleb? No... Siis kui sa särgi selga paned, eks ole, kui sa ei näe sinna. Liiga vara tuleb. Ega keegi ei tea täpselt, jah. Aga alati ta on käinud. Mul on täpselt küsimus, mõnedel inimestel on naba nii-öelda väljas poole, eks ole? Kas neil siis ei teki seda? No inimene on nende kohta palju öeldud võib-olla. Okei, see on teine liik. Jaa. Aga sa ei oska eesti keelt ja hästi, me saame aru, mis sa ütleksid. Mul on tegelikult teine täpsus küsimus, kas kellelgi on selline naba nagu välja poole? Selles mõttes, et me ei oleks neid siia saatesse kutsunud, kui neil sellised nabad oleks. Siin on paar inimest, kes veel nagu napilt selle nagu lamedaga said läbi, aga... Lamenabalased. Ma ei ole veel süksid sammu inimesi lihtsalt näinud, et siis ma mõtlesin, et... Sa ei ole näinud või? Ma mõtlesin, kui sa vajutad selle peale, kas see tuleb sisse või tuleb välja ka nagu tagasi. Nagu nupad. Kui sa ei ole kunagi ühtegi sihukest namba näinud, kuidas sa nii fucked up oled? Mis see muu asi on, mis juhtus, mis sind selliseks tegi? Ma nägin su nokut. Kahjuks. Kas see käis ka sisse ja välja? Ja daamid ja härrad, me oleme langenud 4. klassi tasemele. Fantastiline. Kõige viimane küsimus selles segmendis ja me jõudsime peaaegu põhja välja. Yes. Ühesõnaga, doktor Peepu, kes on siis India Tehnoloogia Instituudi mehaanikaosakonna teadur, avaldas artikli teadusuuringu siis pealkirjaga Nabavilla tootmisprotsesside mudeldamine. Et siis välja uurida täpselt, kuidas need mehhanismid töötavad, et see nabavill tekiks. Nüüd ma loeksin teile edasi, mis see päris siis tekkemehhanism on, aga A4 peale mahub ainult nii palju informatsiooni, nii et see lihtsalt jäi mulle sinna dokumenti, nii et võite kõik ise edasi mõelda, mis siis juhtus või mis ei juhtunud. Nii, kallid kohtunikud Semjon ja Johannes Vaher, on teil midagi siin öelda selle viimase segmendi põhjal? Jaa, kindlasti, et nagu näha on, et mehed on võtnud tõsisemaks seda asja, mis me teeme siin, et aina paremaks läheb, aina rohkem miinus, nii, ja siis tegelikult päris huvitav seis, et me jõuame sinna lõpupoole ja nüüd tegelikult mõlema tiimi, nii motopededel kui ka ninaturneril
on täpselt 1527 punkti mõlemal. Nii et palju õnne. See on esimest korda meie saate ajaloos niimoodi. See esimest korda saate ajaloos. Uskumatu, et vaatame, mis saab edasi. Jah, see oli teada, et hõbe-eeri läheb paremaks, punktid tuubelduvad ja skoorid lähevad paljemaks. Me ootame neid viimaseid voore ja kindlasti suurt tulevärki. Suurepärane, aga siis teeme palun veel ühe aplausi meie mõlemale tiimile. Daamid ja härrad, te vaatate saadet Eeri olukord. Minu nimi on Aleksander Eeri Laupmaa ja käes on aeg viimaseks segmendiks, mille nimi on maailma lõpp. Mõlemad võistkonnad on olnud kohal. Nad on andnud vastuseid ja viimased vastused ja viimased küsimused tulevad siit. Kuna kõik teavad, et apokalüpsis vaikselt juba käib, siis ei ole välistatud, et tegemist võib olla maailma ajaloo kõige viimase saatega. Ja mida muud maailma ajaloo viimases saates teha, kui välja selgitada, mis olid maailma ajaloo parimad asjad. Mina annan ette asjad ja teie peate siis tooma välja plusse, miinuseid, õigustama ühe paremust teise ees. Esimesena lähevad maailma lõpusegmendis võistlustulle kassid versus 2016. aasta MacBook Air. Kass, nagu me kõik teame, maandub alati jalgadel, aga 2016. aasta MacBook Airil on 2 GHz dual core Intel Core i5 protsessor. Kuid kumb nendest on tegelikult parim? Selles suhtes, et mina arvan, et MacBook võidab. Sellepärast, et kui nagu oleneb, kuidas see MacBook on, kas tal on klapp kinni või ükskõik, mis tal on, saad aru, kui see kass läheb ja proovib võidelda selle arvutiga, siis ütleme 3-4 päeva pärast see kass lihtsalt sureb nälga, sellepärast, et sellel teisel vennal ei ole vaja süüa ega mitte midagi. Kohe näeme, mis on erinevus ka armeenlastel ja eestlastel. Kui on võistlus, siis armeenlaste jaoks on surma peale. Mina arvan, et MacBook Air võidab. Et esiteks see meelitab hipsterid. Nagu 2016 juba vaata vintage nagu veits on ju. Vintage. Teiseks see MacBook Airi situ. Ei unda nii palju ja suurem järelturu väärtus. Wow. No nii, Kristjan Oodan. Ka MacBooki poolt. Võib-olla oleme mitte motopeded, Maci-peded. See ongi minu põhiargument, et kui lööd kinni, et siis ta ei sure ära. Kohtunikud, mis te ütlete selle esimese võistluse peale? Nagu mõlemalt poolt oli argument ühe ja sama asja kasuks, seega ma paneks võitjaks kassid, aga kuna mul on nende vastu allergia, siis MacBook võidab. MacBook võidab, selge, suur aplaus. MacBook Air 2016 aasta variant on edasi läinud finaali. Järgmisena Maybellini ripsmedush Colossal Volume Express versus püramiidid. Skeemid või nii, püramiidid? Nagu kõik teavad, siis Colossal Volume Expressiga saavutad koheselt loopsaka, dramaatilise, ilma tükkideta volüümi. Mahtu andev koostis sisaldab kollageeni ja megaharjaga saavutad koheselt 9-kordse mahu. Aga püramiidid on väga fucking suured. No siin on väga huvitav, sellepärast, et vabandust, mis oli see Maybelline täpsemalt? Colossal Volume Express. Colossal Volume ja see Colossal võib tähendada seal mitu asja, eks ole. See võib tähendada, et see on sitaks fucking suur. Sellepärast oled sina kohtunik. Võib olla suurem kui püramiid. Mõtle, kui sul on dušš suurem kui püramiid. Ei ole veel sellist asja näinud, eks ole. Aga sul peaksid päris suured silmad ka siis olema. Rahvas, see ei ole lihtsalt sõnakõlks. Mõelge selle peale. Nagu päriselt mõelge selle peale. Siin on väga palju teed, kuhu minna, et selles suhtes. Ma tahaks Johannes vahel, palun, kohtunik. Et arvestage sellega, et vastus võib olla püramiidid, aga maybe it's Maybelline. Klassika. No nii, Kristjan Oodan.
Ma proovin jällegi seda meetodit, et ma hakkan rääkima ja siis vaatame. Ma olen praegu täiesti kahe vahel. Maybelline, mul kõige rohkem meeldib selle Maybelline'i puhul see, et tal on megahari. Megahari ei ole lihtsalt hari, ehk siis harilik hari, megahari on rets, aga veel selle Maybelline'i kohta on see, et Cleopatra kindlasti oleks seda kasutanud, aga samas ta kasutas püramiidi ka. Ei saa selle järgi võtta. Aga püramiidid olid nagu tulnukate poolt tehtud, kellel jällegi ei ole üldse ripsmeid. Nii et... Aga ma ütleks seda, võib-olla, ma ütleks püramiidid ikkagi, sellepärast, et püramiidid on tehtud ikkagi niimoodi, et neil on kõik 4 külge on täpselt ilma kaarde suunaga. Ja seda ei saa öelda ripsmeduši kohta. Väga hea vastus. Daniel, kas sul on midagi lisada? Mina arvan, et Maybelline on parem. Ja, miks? Mul on lihtsalt see, et miks püramiid on sitad, nagu mul on nagu... Kas me tahaks väga kuulda, miks püramiidid on sitad? No, esiteks, sa ei ole sellega sündinud nagu. Teiseks, see ei sisalda kollageeni. Ja kolmandaks, ta töötab nagu kompass, aga ta on liiga suur, et seda kasutada. Wow, väga head, väga nice. Nii, aga Nina Turner, kas teil on midagi ka öelda? Maybelline'i kohta ütleks nii, et Maybelline või siis Maybe ei teeks narksi. Teilt tuli siukene Armeenia pool suva aplaust nagu ikka ja ühesõnaga see jääb kohtunik otsustada siis, kes praegult, kas võitsis Maybelline Ripsmedush Colossal Volume Express või püramiidid? Maybelline võidab. Maybelline võidab, nii et daamid ja härrad, teine võitja on Maybelline Ripsmedush Colossal Volume Express. Daamid ja härrad, ujumine versus FC Flora 2003-2004 hooaeg. Ja nüüd loomulikult, kui tuua mõned näited plusspooltest. Oleneb ujumise intensiivsusest ja sinu üldisest vormist, kuid enamasti põletab tund aega rinnuli ujumist umbes 400 kilokalorit, tund aega selili ujumist umbes 500 kilokalorit, tund aega vabastiilis ujumist umbes 600 kilokalorit ja tund aega liblik ujumist suisa 900 kilokalorit. Kuid FC Flora võitis 2003. aastal Levadiat 3-1. No mina ütleks kohe ära selle, et ujumine on igal juhul võitja, sest et FC Flora saaks ühe tuntud mesilastiimi käest ka põske. Meie valiks ka ikkagi ujumise, sest ujumisega on ikkagi, sa ujud ja siis kui sa 5 sekundit peale seda ei uju, siis sa saad surma ja kõik on palju lihtsam. Jällegi jõudsime surma juurde. Milline üllatus. Kohtunikud tahate ametlikult siis lõpusõnad öelda sellele võistlusele. Pohhui see ujumine FC Flora 2003-2004 võidab. Johannes Vaher, kas te vaidlete vastu? Ma ei julge vastu vaielda. Daamid ja härrad, kohtunikud on oma otsuse teinud. Maailma lõpu parimate asjade võistluses järgmise eelvooru on võitnud FC Flora 2003 ja 2004 hooaeg. Suur aplaus. Ja läheb edasi veerandfinaalidesse. Kõige viimane võistlus. Vampiiritapja Buffy teine hooaeg versus Renaissance. Vampiiritapja Buffy siis teises hooajas, me kõik mäletame, vampiiritapja Buffy lööb ootamatu alliansi Spike'iga, et takistada Angelil maailma hävitada. Kuid Renaissance oli peale keskaega. Aga mul oleks üks täpsustav küsimus, et kõik oleks nagu sama laine peal, et kes see Renaissance oli? Renaissance on Rene Puura noorem vend ja hästi pees. Okay. Nüüd on selge. Proovib saada mängima ansamblisse Traffic ja vampiiritapja Buffy teist hooaega. Sellega on klaar.
ja ütleme niimoodi, et Renaissance on madal. Nii, tiimid. Vampiiritapja Buffy teine hooaeg versus Renaissance. Et sa ka teise hooaja pidid. Mega hea. Ma olen praegu täiesti jälle... Aga sulle Renaissance ka meeldib, jah? No, sama palju umbes. Minu arust on nagu täpselt sama asi, jah. Nagu teine hooaeg tuli peale esimest hooaega, samamoodi nagu Renaissance tuli peale keskaega, vaata, nagu siin ei ole mingit vahet. Nagu. No, viimane sõna. Mina tahaks öelda, et mina tulen Paidest. Ma ei tunnista ennast süüdi. Tegemist on alusetute süüdistustega. Meil oli üks telekanal, mille pealt tuli õhtuti Renessansi. Первый балтийский канал представляет Арнольд Шварценеггер и Клаудия Шифер в фильме «Да Винчи Кода». Ma ei ole kunagi näinud Vampiiritapja Buffyt. Ma ei tea, mis asi see on. That's how good she is. Ühesõnaga, teie ütlete Renaissance. Muidugi. Teie ütlete kindlalt Vampiiritapja Buffy. See tähendab seda, et lõplik vastus läheb publikule. Publik aplausiga. Andke meile teada, kas võitu väärib Renaissance või Vampiiritapja Buffy teine hooaeg. No nii, aga siin ei ole palju mõelda. Viimne sõna läheb ilmselgelt kohtunike kätte. Kohtunikud, mida te just siin kuulsite, öelge meile. Argumente oli väga põnevaid, viimased liberatsiooni tooks sinu kätte, saad ise ette lugeda. Aplaus ka Johannes Vaherile. Andsid õige lehe, eks? Vabandust, ma ütlen kohe ära. Mina käisin Valdorf koolis, ma ei tea, mis klassis hakati trigonomeetriat nagu õpetama, aga need on manuaalsed mul on mitu kursust puudu selle jaoks, et saada aru sellest, mis siin umbes toimub. Okei, punktiskoorid lõplikud on siin. Selge. Oota, aga ma tahan kõigepealt ju teada seda, et kumb siis selle võitis selle. Ja sul on see vale. Okei, daamid ja härrad, kõik on kontrolli all. Daamid ja härrad, maailma lõpu viimase eelvooru, mis oli siis Vampiiritapja Buffy teine hooaeg versus Renaissance, on tugeva ülekaaluga võitnud Vampiiritapja Buffy teine hooaeg. Suur aplaus. Ja nüüd moment, mida me kõik oleme oodanud. Mõned meist ka liiga kaua. Aeg on punktideks. 48 punkti ja teise kohaga lahkub täna meeskond Nina Turner. Ja võitja... Ma arvasin, et meie oleme tugeva ülekaaluga. Sina oled. Ja võitja 4187 punktiga ja tänase saate võitjad on Motopeded. Suur aplaus võitjatele. Ma ei tea veel, mis on teile auhinnaks. Škoda. Te võite auhinnaks koju võtta mõlemad need pastakad. Škoda. Ja kui te kunagi ostate endale Škoda, siis on teile. Suur aitäh kõigile kuulamast ja vaatamast. Minu nimi oli Aleksander Eeri Laupmaa.